Tere! Kas sa panid tööle minekuks riideid või mis sa teed siin? No tšau! Neljapäeva hommik. Sõidan tööle. Täna mul on üks eriprojekt nii-öelda. Selles mõttes, et tuli üks väike selline koolituselaadne tellimus. Lähen sinna. See peaks mul võtma mingi paar tundi. Praegu tegelikult enam päris hommik ei ole, kell on 11:30 juba. Eile käisime tuttavatega õhtul söömas seal Como viinibaaris. See on võrdlemisi uus koht, kust ma olen mööda käinud ja mis on tundunud selline lahe koht, et kuhu tahaks minna. Ja selles osas, et see oli tõesti mõnus. Söögid olid head ja veini jõime ja tõesti selline istumiseks väga selles mõttes julgen soovitada, et hästi hubane ja hästi selline, mulle meeldis see sisekujundus ja kõik asjad. Aga jah, et nüüd ma käin tööl ära, tegelikult mul tuli ära nüüd see teine demupakk, et nendega on ju see, et mitte kunagi ei tea, kuhu nad tulevad, eks. Esimene tuli postkontorisse, teine tuli Lambist Maxima pakiautomaat. Ja ma praegu mõtlengi logistiliselt, kuidas seda asja teha, sest et mul on vaja minna vereproove anda haiglas, sest et ma olen 42 ja see on ju see asi, mida me selles vanuses vabal ajal teeme. Aga see kuidagi ei klapi üldse mu marsruudiga. Ma pean nüüd natukene läbi mõtlema selle asja, kuidas seda korraldada. Aga igal juhul ma tahaks selle ära tuua, sest et see jõudis paar päeva tagasi ja mingi ma saan kogu aeg kirju võtta ruttu tooma pakk ära ja täna tuli meelde tuletus ja oi. Lisaks on see, et hästi palju on tegelikult koristada vaja, sest et ma ütlen, see pidev remont ja kõik asjad ajavad hulluks mind, aga ma pean sellega leppima, sest et ilmselt see kestab veel aastaid, kui mitte aastakümneid. Sest et kui ise nagu töö kõrvalt teha, siis ilmselgelt ei ole kingsepa perel endal kingi, on ju. Et selles suhtes jah, mul on vaja koristada. Nädalavahetusel on, tegelikult on täna mu venna sünnipäev, õige päev ja õe poja sünnipäev. Nad sättisid endale 9 ajaks, kuigi neil on vahe on pikk vahel, aga kuupäev on sama. Pean kindlasti, või ma tahan kindlasti neile õnne soovida. Ja siis reede õhtul, homme õhtul ongi Ranto nagu pestika sünnipäev, kellel on siis homme õige päev ongi. Ja siis Helena tuleb Tallinnast siia selleks ajaks ka. Tuleb kaasa meiega, nii et selles mõttes ma ei teagi, kuidas oma ülesandeid jagada, sest et mul on vaja veel nüüd ikkagi mingeid arveid otsida raamatupidajale, sain kirja jälle täna hommikul. Siis üks postrikujundus telliti ja selliseid palju pisi asju. Aga täna hommikul oli lahe, üks vaataja kirjutas, et tervitused ka Pärnust siis, kes tahtis siis ka seda ilukarpi endale. Ja siis ma ütlesin ka, et mul endal nagu käib see niimoodi, et vanast ajast jäi käima. Kuigi osadel lõpetati ära, siis mul ei lõpetatud ja nüüd ma tegelikult ei teagi, kuidas seda saaks teha niimoodi. Aga kuna üks vaataja ju kirjutas üks hetk, et ta tegi Saksa kontole selle tellimuse ja ta sai, siis ühesõnaga ma soovitasin seda proovida ja ta saigi tellitud endale ka ilukarbi ja siis tal oli hea meel ja siis
mul on hea meel. Et tal on hea meel. Aga praegu ma jõudsin objektile ja ma ausalt öeldes tegelikult ei saa aru, kuhu ma pean parkima, sellepärast, et siin on nagu tõkkepuud nagu ees. Ja ma selles mõttes pean nüüd vaatama, kuidas ma siit saaks. Aha, tõkkepuu tehti lahti. See on hea uudis. Nüüd mul tuleb leida siis koht, kuhu auto panna, mida siin nagu ma ei näe, et oleks ausalt öeldes. On. Üks koht. Ma panengi sinna siis. Näed, mulle koht. Aga siin on jah mingi süsteem, ma pean nüüd helistama ja vaatama, kuidas sellega saab. Ja siis vaatame, mis pärast saab, sellepärast, et mul oleks vaja ka videot monteerida, sest et täna on videopäev, tänaseks mul on ajastatud, aga edasi on nagu tühi maa. Mul on siin probleeme olnud sellega lihtsalt, et kuna vaatajaid koguneb rohkem, siis jälgitakse, mis muusikat ma kasutan. Ja YouTube'is on tegelikult üks koht, kus saab kasutamiseks nagu videosid võtta, aga need, kes videod üles panevad, nad nagu alguses panevad vabaks kasutamiseks, aga nad võivad iga kell selle ära muuta. Et üks hetk otsustavad, ma ei taha enam, et see on tasuta vabaks kasutamiseks ja siis sellega seoses on mul siin viimaste videotega olnud, on probleeme olnud, et ma pean selle asjaga ka tegelema. Aga ma ei tea tegelikult, kuidas ma kõikide nende asjadega tegelen. Aga ma tegelen asjadega ükshaaval nii palju kui võimalik, et ma teen selle tööasja ära ja siis mõtlen edasi. Nii, töö on tehtud tänaseks. Mul on see oli lihtsalt üks selline projekt, mida ma tegin esimest korda. Esineja. See oli selline projekt, mida ma esimest korda tegin ja põhimõtteliselt nagu katsetuseks ju. Põhimõtteliselt viisin läbi sükse väikse meediaretke Pärnus 45 minutise oma valitud marsruudil ja rääkisin siis teemadest või nagu ise panin kokku, eks ju selle. Lisaks oli see, et minuga paralleelselt 2 esinejat veel tegid oma retke ja kuna nad olid mõlemad hästi sellised hästi ägedad, ma arvan, nende retked olid hästi põnevad ja selles mõttes on selline imposter sündrom natuke, et kas ma suutsin nagu võrdväärselt esineda selles osas, et kindlasti tuleb mingi tagasiside. Muretsen natuke. Mitte nagu selles osas, et ei läinud kindlasti halvasti ja kindlasti selles mõttes ei juhtu midagi, et töö on nagu tehtud, aga lihtsalt, et tahaks, et see oleks hästi nagu tehtud ja ise ei oska seda hinnata ja üks korraldaja käis veel kaasas minu retkel. Ja fotograaf käis kaasas. Et kui on pildid valmis, siis ma näitan teile. Aga mul on praegu selline, adrenaliin on hästi üleval, aga selline hästi sükene nagu rahutus on, et milline see tagasiside tuleb. Siis ma sain väikese kinkekoti selle eest, et ma tegin ja seda asja. Ja siis siin kinkekotis on selline meediapädevuse kaardimäng, mis on ülilahe selles mõttes, et seda ma saan kasutada oma tundidel ja koolitustel, Rahvusraamatukoguga.
Rahvusraamatukogu korraldatud üritus oli see siis, kus ma seda nagu tegin, seda retke. Siis ma sain nende pastaka. Head pastakat läheb alati. See tundub siuke mõnus, nagu mulle meeldib, millega on hea pehme kirjutada. Ja siis ma sain sellise kaardi. Hugo Hiibuse illustratsioon. Ja siis ma sain sellise kaustiku, mis on tegelikult nagu selles suhteliselt lahe, et oleks ma teadnud, et ma saan selle. Siis ma ei oleks ostnud eile uut märkmikku, aga mul oli just tööasjade jaoks vaja. Aga selles mõttes, et seda ma siis saan ka kindlasti kasutada see kaardi siia vahele. Aga üldiselt puhtalt see, mis ma eile ostsin, mulle ka õudselt meeldib, et mul oli tegelikult vaja lihtsalt märkmikku panna kirja, ma töötan läbi osasid raamatuid nagu õppematerjalide tarbeks. Ja siis pole midagi teha. Aga kui kaustik on selline, et ta inspireerib, siis on sinna palju paremad mõtted tulevad. Ja selles mõttes, kas te olete midagi nii ilusat näinud. See on ikka täiesti super Apollost. Ostsin ja selline magnetiga käib kinni. Ja siis jooneline seest, et juba ma mitu lehekülge siia kirjutasin ka oma mõtteid sisse, mida saaks koolitustel kasutada. Aga mul on ma ei tea, miks mul on niuke ärevus. Kui sa pead nagu hulgale täiskasvanud inimestele rääkima midagi, mis võiks olla nagu põnev ja õpetlik, teades, et kõik täiskasvanud ise teavad nagu nii palju asju, siis ma ei tea. Võib-olla ongi see võrdlusmoment, see on see, mis vaata, tegelikult üks uuring tuli ka välja, et inimesed tunnevad stressi hästi palju viimasel ajal. See ei puutu otseselt ega kaudselt sellesse, ja kui küsiti nagu, mis seda stressi nagu põhjustab, mis tunne see on, siis tuli välja, et tänapäeval inimestel põhjustab stressi, nagu põhimõtteliselt on see tunne kadedus, aga see on nagu laias laastus lihtsalt, et mõte on selles, et see võrdlus, et sa kogu aeg võrdled ennast kõikide asjadega. Sotsiaalmeedias näiteks, kas või alateadlikult on ja keegi pane ju pilti, kui näiteks käib perega jahtklubis on ja, et paned seal #sunset, ma ei tea, Aperol Spritz, paned seal päikeseloojangu pildi kokteilist on ja aga sa ei pane sellest ju, et ma ei tea, lapsed karjusid terve aja kõrval või keegi, ma ei tea, mida meesi on mida iganes on ja. Et tegelikult see ei ole aus võrdlus, sellepärast, et keegi ei pane siukseid asju nagu. Keegi ei pane siukseid asju lihtsalt üles, mis on igapäevane ja tekib selline tunne, et kõigil on kõik kõige paremini. Küll aga päriselt ma arvangi, et nendel teistel esinejatel on kõik kõige paremini. Ja selle tõttu ma olen ebakindel. Ma ei tea, võib-olla see on nagu selles mõttes selline edasiviiv jõud, aga praegu ei tunnen ennast väga ebakindlalt. Ma ei tea, tahaks seda tagasisidet saada juba. Tegelikult ei taha saada seda tagasisidet. Samas ma tahaks ikka, et inimesed koostööd nagu tahaks teha, nii et. Ma ei tea, hoidke mulle pöialt. Nüüd pole midagi hoida muidugi enam. Tehtud ja tehtud. Aga lihtsalt. Äkki on hea tagasisida. Võt, aga nüüd ma lähen toon ära paki ja lähen seal. Teen selle, annan vereproovi ära ja siis vaatame jälle edasi. No nii, ma mõtlesin, ma näitan siis ära, mis sealt temust tulid asjad. Ma ütlen, mul tuli nagu 2 pakki ja osad asjad, seal on jõuluasjad. Neid ma näitan vlogmases, aga ei ole veel tulnud see salatihakk ja see, mida ma kõige rohkem tegelikult ootan. On. Ja just ma sain ka hunniku rediseid ja keegi ütles, et keegi teine kuskil mingis videos, ma nägin, pani redist kartulisalati sisse. No ma saan muidugi ise ka lõigata ja proovida, aga ma lootsin, et see hakki ja tuleb ära, siis oleks hea lihtne. Aga ülejäänud asjad nagu on kohal ja esimene asi on see, et ma tellisin emale ka selle, mina hoian retuusi on ja sellega kapis mega palju hoian ruumi kokku on ja, aga põhimõtteliselt kõik mida
saab hoida sellega kapis, et ruumi kokku hoida põhimõtteliselt kas või teksasid, seelikuid, ma ei tea, teesärke, salle, et hästi hea asi, mul on endal 2 tükki, neid ema tahtis endale ka, tellisin talle, siis tüdrukule tellisin siuksed kassikindad, ma ei tea, tal on jube vaimustus, see mingi kassi asjade teema, et tegin talle väikse rõõmu siis. Siis ma tellisin 2 asja pidid maad mööda tulema, ülejäänud lennuga 2 asja maad mööda, et üks oli siis salatihakk ja teine oli see kohvitops, aga ma ei tea, kohvitops oli sees ühes selles samas kotis, mis tuli lennuga, nii et ma ei tea, aga ühesõnaga selline tops, ta on plastikust ja talle saab selle kinni ka panna ja sellega on nagu see, et ma saan minna kodust, kui ma lähen tööle, siis ma saan esiteks sellega kaasa võtta. Sellel on kõrs ka. Tegelikult saab nagu siit panna läbi, et kui tahaks mingit jääkohvi või vett sellega juua, et siis saab nagu kõrt ka kasutada, aga üldiselt ja teine asi on see, et töö juures ma jooksen hästi palju ringi kohvitass käes. Ja siis on kogu aeg see, et seal ümber ei lähe ja mida iganes ja ma mõtlesin, et oleks hea, kui oleks üks selline kohvitops, mis nii-öelda kinni käib. Siis üks asi, mille koha pealt ma nagu väga mõtlesin, et mis asi sealt tuleb, mingi mega sooduka viskas ette, et tellisin vaiba, suure vaiba. Reaalselt praegu ei mäleta, mis need mõõdud on, aga ta peaks olema niisugune suur ja õhuk, et teda saab pesta. Ja ta on tõesti suur ainult, et praegu siit ma vaatan, pildi peal oli ta nagu tumepruun. Aga nüüd ta on siuke heleda ja tumeda vahepealne, aga ma arvan, et see on väga okei, sest et koerte ja asjadega ja lastega ja kõigega läheb ümber asju ja ma ei tea, siin igast õnnetusi juhtub, et ma ei tea, minust, ma ütlen, mõõdutaju ei ole nagu minu teema. Ta on põhimõtteliselt nagu vannitoo mati moodi, aga ma arvasin, et see on nagu suurem selles osas, et ta on nagu laiem, aga ta on praegu siit on jube raske aru saada, ühte otsa pidi kitsam ja teist otsa pidi laiem, et kui ma leian, ma panen selle hinna siia, et eks vaatab nüüd, kuidas ta vastu peab ja kuidas ta on, aga praegu niimoodi peale vaadates tundub jumal okei maha visata siia, et ma ei tahtnud nagu kallisse vaipa investeerida. Nii, siis ma tellisin, ma ei tea, mis see on, tegelikult ma ei mäleta, kui ma päris aus olen. Vaatame, mis asi siis siin sees on. Ahah, siin on need ka tegelikult jõulutuled, mida ma tahtsin panna siia kuhugi seina peale, nagu see tulede kaardid nagu. Millega nagu arvasin, et ma tellisin patsikumme. Ma saan puldiga ja puha. Tuleb hakata juba jõulumeeleolu peale, loomise peale mõtlema küll. Aga siis üks asi, mida ma üldse ise ei telli, mida ma lihtsalt tahtsin näidata teile. Rando siis, on. Hakkas rääkima mulle sünnipäevani sel hetkel, kui ma praegu filmin neid asju on nädalaid aega. Ja tema tellis mulle sünnipäevakingituse temast ja tema tahab seda mulle nüüd kätte anda, sest tema ei jõua enam oodata mu sünnipäevani. Ma ütlesin, kui sa mulle kätte annad, siis sünnipäevaks peab uus kingitus olema, niisugune on reegel. Aga tellis mul siukse asja. Fliiskombe. Selline jänese kõrvadega eest. Ta andis mulle just kätte selle, kui me hakkasime ta sõbra sünnipäevale minema ja siis ta arvas, et ma võiks selle selga panna, aga ma nagu ei pannud see hetk siiski. Aga ühesõnaga, kujutage nüüd seda ette. Selline sünnipäevakingitus siis Rando poolt. Väga lahe. See on see, kui mehed temu enda jaoks avastavad. Aga ühesõnaga, selline lugu selle temutellimusega seekord. Ja ma arvan, ma tõmbangi siin selle vlogi kokku ka, et aitäh, et sa jälle minuga olid ja loodan, et sul on kõik hästi ja
ja näeme jälle mõne päeva pärast. Tšau! On mul siin viimastel uks liikus mu kohe. Oota, aga kass! Tossu! Tossu! Mis sa teed seal vannitoas? Kahtlane. Jah, niipidi. Ei. Valad. Ühesõnaga kombekas. Näeme jälle mõne päeva.